Aga kus on siis ausus? Kus on õiglus? Kui selle teema peal tuleks välja ausus ja õiglus, siis... Kus on ajaloo objektiivne tundmine? Kus on see ajalooline mälu, mis meile ütleb, kuidas on olnud, kuidas täpselt kõik oli? Jah. Nii. Ja siis ma küsin, nüüd te pläkutate mulle siin inglise keelt, eks ole. Räägite mingit segast eesti keelt ingliskeelsete sõnadega segamini. Alles võis kuulda seda, kuidas nii nõukogude aja lõpul tekkis see soome keele kultus. Siis olid soomekeelsed sõnad kõik sees. Nüüd soomlased on muidugi pahad, nüüd on nad lihtsalt põdrad, nüüd on meil uued isandad, kelle järele me keel paindub. Ma küsin, mis on järgmine keel, mida te siin pläkutate? Vaat ma ei taha kuuluda selliste nöörijuppide hulka, kellel selgroogu ei ole. See on teadmiste peal. Kui me mäletaksime ajalugu, siis me teaksime, mida me täna valesti teeme. Miks minu isa ja ema julgesid mulle kõike rääkida? Kõik oli mul selge. Ma läksin algkooli esimesse klassi, ma teadsin puha kõik, mis on. Ja mul oli ka selge. Nendest asjadest väljaspool ei räägita. Nii. 6-aastaselt lugesin ma raamatuid, kus oli kõik programmid sees tänase päevani. Ma teadsin 6-aastaselt, mis toimuma hakkab. Nii. Ma teadsin läbi terve elu seda, et Nõukogude okupatsioon on 50 aastat ja siis tuleb üks hingamise aeg ja nagu prohvet Reits ütles, ja Eesti annab kõik ise käest ära. Andiski kõik ise käest ära. Miks ei ole Eesti rahvas riigi tegemise küps? Miks tal ei õnnestu see asi, riigi tegemine? Vanaks on jäänud. Ei ole vanadusega tegemine. Kardan, et on, aga no mine sa tead. See on küsimus, mille vasta ma olen eriliselt huvi tundnud ja uurinud Konstantinus Suurt 7 aastat, kirjutasin selle kohta pika töö, Karl Suure asjad ja see renovatsioon Euroopas, Suure Saksa rahva Püha Rooma riik, keskaja keisririik. Kõige selle aluseks peab olema mis? Kosmiline idee. Praegu ma töötan teoorias selle kallal, mille nimi on Pseudodionysius Areopagita teooriad. Kosmilisest hierarhiast, maisest hierarhiast. See sai keskaja riikluse aluseks. Sellest filosoofist pole keegi kuulubki siin mitte midagi, mis pani aluse kogu keskaja kultuurile. Mis on see ideoloogiline alus, mille peal üldse, mis annab need kontseptuaalsed alused riigiks? See on see kohutav sõna Eestis, mille peale eestlane saab maohaavad, see on religioon. Nii. Ja nii kaua, kui Eesti rahval see puudub, ei tee ta iialgi mingisugust riiki. Armeenlastel see on, seal ei ole vahet, eks ole, kogu keskaja keisririik, see toetus sellele alusele. Võtta see alus ära, kõik kukub kokku. Ja praegu me oleme Euroopa kokkukukkumise protsessis. Ma olen ajaloofilosoof, ma olen neid asju arhailistest aegadest tänase päevani iga päev mõtisklenud, uurinud, lugenud, käinud. Need kohad kõike lasknud ennast läbi vedada Prantsusmaal, Itaalias, Šveitsis, Saksamaal, kus kõik selle keisririigiga seoses need temaatikad, eks ole. Ja nüüd tänu Kumiljevile saan sügavuti ka sisse vaadata siis Vene impeeriumi ajalukku ja Kumiljev annab mulle selle osa kätte, mis mul Venemaa mõistmiseks seni ilmselt on veel puudu jäänud. Kui ma seda juba lehitsesin, siis ma sain aru, missugused need sügavused tuleb välja kaevata ja missugust psühhoanalüüsi tuleb teha, et mõista seda, sest ajalugu on terviklik protsess ja me kõik anname endas oma geenides ja DNH-des ja milles tahes kõik. Kogu oma isiklikku minevikku, aga kogu ka oma tõuminevikku. Ja rahvas kannab tervet oma ajalugu ja iseennast sellepärast, kui me tahame mõista, mis tänapäeval, miks asjad on nii või teisiti või kolmandat moodi, tuleb tagasi minna 1000 aastad ja sealt kaevates siis üles pidi tagasi tulla või ülevalt tagurpidi alla minna. Siis me mõistame, millega on tegemist. Nii nagu nüüd, kus ma olen küpses eas mees, mõtlen kogu oma elu läbi lapsepõlveni tagasi, enne sünni aega ja enne veel kaugemasse aega, eks ole, et seda tagurpidi terviklikku
pisikese lapsena mõtlesin, mis kurja ma olen teinud, et mind siia maailma on saadetud, see on nagu karistus. Ma tajusin seda karistusena, miks ma siin olen, miks ma pean siin olema. Siin tundus kõik jube, õudne. Mateerias olemise raskus, sellega kaasnevad vaevad. Et sa lähed uuesti mateeriasse, sa pead midagi, su hing peab küpsema millekski, su vaim peab vapraks saama, eks ole. Kas või läbi füüsilise kannatuse. Siis hakkad mõistma elu müsteeriumi, siis hakkad aru saama, mida tähendab see rist ja üldse see, mille nimi on kannatus, surm, see kõik. Raske on elada sellise filosoofina ühiskonnas, mis upub labasuse ja rumaluse lainetesse. Nii on.